Minu mälestused Saku Lätest ulatuvad väga kaugesse ajasse. Ma olen Pärnust pärit ja ma mäletan, et mul vend töötas Saku Lätes, nii et ma juba suht varakult teadsin, mis on Saku Läte, et millega nad tegelevad ja mis ettevõttega tegemist on. Ja meie koostöö Saku Lätega, ehk siis jalgpalliklubi FC Levadia koostöö algas 2009. aastal ja mäletan väga hästi minu esimest kohtumist Saku Lätega, kus mulle öeldi, et tule Saku tänavale. Siis ma veel mõtlesin, et Saku Läte, Saku tänav, kuidas see võib olla, et mind ootas ees Inga, kellega meil oli hästi mõnus vestlus. Ja pärast seda algaski meie koostöö, mis kestab siiamaani juba siis 11 aastat, isegi rohkem, 12 ja 13 läheb. Ja 25 aastat on väga tähtis tähtpäev, Levadia on natuke noorem, me saame järgmine aasta 25-aastaseks. Et kui ma kuulen Saku Läte, siis mul tuleb esimesena asjana kohe suhke sõna nagu hoolivus. See, mida me oleme tulnud läbi nende aastate, on see just see hoolivus. See abi, mis on tulnud vee ja kohvi näol, on väga, ma ütlen, et see sõna hoolivus tuleb nii hästi siia nagu sellesse Saku Lätesse tuleb nii hästi sisse, et nad niimoodi hoolivad meist. Kõik meie palved, kõik, mis me oleme tahtnud läbi aastate, mis puudutab vett, kohviaparaat, nad on kogu aeg meile vastu tulnud ja nii operatiivselt. Et me oleme joonud ja tarbinud seda rohkem kui 10 aastat juba seda vett ja kohvi ja loomulikult nende aastate jooksul me oleme võitnud nii palju tiitleid ja kõik tänu, mitte kõik, aga suur osa ja suur panus on sellel olnud ka Saku Lätel, et siin väidetavatult. Et loodetavasti meie koostöö jätkub, võib-olla ka laiendame seda koostööd, et praegust me oleme tegutsenud esindusmeeskonna näol, võib-olla me saame liikuda ka kooli poole, aga igal juhul soovin enda poolt ja klubi poolt, kõikide jalgpallurite, treenerite poolt, kontoritöötajate poolt palju õnne sünnipäevaks ja edukad järgmist 25 aastast siis pidamist.